Harjutusvõistlusel on vaja teha 80 meetrit burpee broad jumpse ehk siis kosmonaute edasihüppamisega ja kosmonauti edasihüppamisega näeb selline välja, et sa teed kosmonaudi, kus rind puudutab põrandat, hüppad ülesse ja siis hüppad edasi ja see on üks kosmonaut siis tehtud ja nüüd siit samast teed järgmise, hüppad alla ja jälle hüppad edasi ja niimoodi pead läbima 80 meetrise distantsi, mis on üldjuhul jaotatud sükseks 4 või 3 rajaks, sõltuvalt siis sellest ürituse ruumist. Reegleid on suht palju, alguses tundub, aga tegelikult on need suht lihtsad reeglid ja kohe vaatamegi. Iga raja algus on siis joon ja iga raja lõpus on joon. Ja raja alguse joone tagant pead siis alustama, sa ei tohi siit joone pealt alustada, joone tagant pead alla hüppama ja nüüd üles tulles ei tohi ka jalg siit üle joone minna, vaid jalg jääb siia näppude taha ja üldine reegel ongi, et ülesse tulles ei tohi siis jalg näpuotstest edasi minna. Ja nüüd, kui sa jõuad sinna teisele poole, seal on see finišijoon, siis peale viimast kosmonauti pead sa siis hüppama üle selle joone. Kui sa maandud selle joone peale, siis sa pead tegema ühe lisa kosmonaudi. Ja oluline on ka meelde jätta, et üles tulles, ehk siis kui ma siit tegin siis kosmonaudi ära ja hüppasin edasi, siis siit samast pean ma järgmisesse kosmonauti minema, mitte ei tohi ma siin hakata mingisuguseid astumisi tegema. Aga kui keegi teine jääb sulle ette raja peal, siis sa võid küll kõrvale astuda, ehk sa võid täpselt kõrvale astuda, mitte diagonaalis, kui keegi sulle ette jääb ja kui sa lähed kuskile võistlusele, kus on väga palju rahvast ja sa oled natukene keskmisest kiirem, siis kindlasti ka keegi sulle ette jääb, nii et sa võid uue raja algusesse tulles vaadata kohe kaugusesse, näha, kes võib-olla kiiresti liigub, kui sa jõuad nii kiiresti vaadata ja minna lihtsalt selle inimese taha, kes on väga kaugel või siis liigub kiiresti. Ja siis, kui rada vahetad, siis tegelikult ongi siit joon, lõpetasid siin ära, hüppisid joone taha ja nüüd lähed siia teisele poole ja alustad uut siit uue järgmise purpiga, et siin radade vahel ei pea purpisid tegema. Alla minnes sa võid panna omal käed kuni 30 sentimeetri kaugusele jalgadest. Ehk siis siin võid sättida, kuhu iganes tahad need käed. Üldjuhul on mõistlik seda distantsi võtta, pluss lihtsam on ka alla minna, kui sa käed ettepoole paned. Ja nüüd alla võid siis kas astuda või siis hüpata, nii kuidas see endale sobib. Rind peab puudutama maad kuskil siit niimoodi ja nüüd üles tulles sa võid kas hüpata ülesse, sa võid kas astuda ühe jalaga üles ja siis teise jalaga järgi või siis kõige lihtsam tehnika on siis läbi põlve tulla, ehk siis esimese asjana panen põlve maha, siis panen teise jala maha ja siis panen selle esimese järgi ja siis siit hüppan edasi. Ja see põlvetehnika on enamustele inimestele kõige parem tehnika. Isegi need, kes on heas vormis, siis niimoodi on kõige lihtsam neid kosmonauti teha, sellepärast et 80 meetrit on suhteliselt pikk distants ja sa ei taha ennast liialt ära väsitada nende kosmonautidega ja kosmonaudid on väga väsitavad. Ehk siis mängi ringi, vaata, milline sinu jaoks kõige meeldivam tehnika on, milline kõige sobivam tehnika on ja vaata, milline sul siis nii-öelda sisse jääb. See põlvetehnika alguses on niisugune paar lisaliigutust, aga tegelikult muudab see asja tunduvalt lihtsamaks ja ka sellega on võimalik suhteliselt hea aeg saada. Näiteks mul on selle tehnikaga kõige kiirem aeg alla 3,5 minuti, mis on, ma arvan, suht okei põlvetehnika kohta. Ja olulised reeglid, mida mäletada, ongi siis see, et alla minnes käed kuni 30 sentimeetrit, alla minnes puudutad rinnaga maad, üles tulles ei tohi jalg siit näppudest edasi minna, vaid varbad peavad näppude taha jääma ja lihtne asi võib-olla, kuidas endale seda sisse harjutada, on niimoodi, et sa astud siia sõrmede taha näiteks, kui sa tahad viimast võtta igast sellest sammust või purpist. Ops. Ehk siis tulen ülesse, astun siia taha niimoodi või siis tulen läbi selle põlvesüsteemi, jälle tõstan käe ülesse, panen näpud siia taha või varbad siia näppude taha, ops, ja siis siit hüppan edasi. Ja mõistlik on ka ülesse tulles mitte ennast sirutada iga kord vahepeal, seepärast et see lihtsalt ilmselt väsitab sind ära, vaid pigem, kui ma siit alt üles tulen, ops, siis ma jäängi sellesse asendisse, aitan kätega hoogu, jäängi siia madalale, aitan kätega hoogu teha ja hüppan selle najalt siit alt edasi. Ehk siis jäängi siia madalale, hüppan edasi, hüppan alla, hüppan ülesse, siit asendist jälle hüppan edasi ja tulevad suht efektiivselt. Raskeks jäävad nad niikuinii alati. Aga niimoodi saad seda võimalikult efektiivseks muuta, sest eesmärk on läbida see 80 meetrit niimoodi, et sa väsitad ennast võimalikult vähe. Kui sa teed tablisit ehk siis paarisvõistlust, siis lihtsalt paariline jalutab sinu selja taga ja siis kui vahetate, siis paariline paneb enda käed
sinu varvaste juurde, ehk siis paariline, kui ta nüüd tuleb, vahetate ära, sa lõpetasid siin ära ja nüüd paariline tuleb asemele, siis ta paneb oma näpud sinu varvaste taha siia, hops. Ehk siis võib kiiruga panna lihtsalt siia jalgade juurde, aga ei tohi sinu varvastest ettepoole enda näppe panna ja siis jätkab siin neid purpisid, ehk siis sa astud näiteks eest ära ja ta läheb, paneb oma käed sinna, kus su jalad olid ja siis tema jätkab. Ja üritagi mängida ringi sellega, leia siuke tempo, millega sa jõuad järjepidevalt siis liikuda, selle asemel, et sa teed 5 mingit hästi kiiret kosmonauti ja siis jälle puhkad minut aega, et selle alaga on võimalik väga palju aega endal võita, kui sa teed seda natukene efektiivsemalt.